Aga tere tulemast siis kõigile Simplebooksi ja Costpocketi ühisele webinarile. Meie tänaseks eesmärgiks on siis tutvustada esiteks Costpocketit nagu ja siis näidata ka seda, kuidas dokumente siis Costpocketist Simplebooksi saata ja mis ka Simplebooksis nendega edasi teha. Ja nüüd ma annangi siis sõna Joonasele, meie Costpocketi esindajale, et ole hea, Joonas, võtta ekraan üle ja näita siis oma. Nii, ma siis alguses teen väikse tutvustuse. Ma proovin, kas ma saan ekraani jagamise üle võtta. Nii, ma näitan lihtsalt meie seda esilehte, kas ta võttis üle? Jah. Okei, super. Nii, Joonas siis minu nimi ja mina olen siis üks Costpocketi asutajatest. Ja millega me tegeleme on tegelikult kuludokumentide digiteerimine ja siis otse edasi saatmine raamatupidamise tarkvaradesse. Kunagi alustasime tšekkidest, tänasel päeval teeme arveid ka ja tegelikult isegi võib öelda, et teeme kõike, mis teile e-mailile tuleb. Et e-mailiga võib saata edasi isegi kuni 100 manust ja võib saata isegi selliseid dokumente, või sellise e-maili võib ka edasi saata, kus ei olegi manust. Et näiteks ma tean, et Apple saadab sellise kuludokumendi, kus see e-maili sisu ongi see dokument, et isegi neid võib juba edasi saata. Ja samamoodi digiteerime ära ja saadame edasi raamatupidamistarkvarasse. Ma nüüd niimoodi sissejuhatuseks mõtlesin, et mis on nagu huvitavamad teemad, mida rääkida. Ma räägin natukene meie sellest nimevahetusest, et me oleme 3 korda nime vahetanud. Siis ma räägin natukene arvete digiteerimisest ja siis ma räägin 2 sõnaga veel natuke tulevikust ka. Ja siis teeme kogu selle protsessiga läbi niimoodi, et Silva näitab Simplebooksi poolt, mina näitan meie poolt. Ja kui see kõik läbi tehtud on, siis pärast küsime küsimusi ja teeme kõiki asju ka, et teeme kogu selle protsessi läbi ja siis võtame küsimused ette. Just. Nii, siis ma räägin natuke meie ajalugu. Me alustasime siis kunagi sellise nimega nagu Wizard.finance. See oli siis 2015 aastal. Mina liitusin 2015 oktoober selle ettevõttega. Ja tegelikult isegi enne minu liitumist ei tegelenud see ettevõtte üldse tšekkidega, vaid me tegelesime, Martin jooksutas seda, Martin Soogail on see, kes alustas seda, tema nagu ajas seda alguses ja see oli nagu budgeting äpp. Et sa võisid panna sinna kirja oma jooksevkulud, muutuvkulud, püsikulud ja muutuvkulud ja siis sa nägid, kui mitu kuud sul veel nagu raha on, et nagu edasi opereerida. Ja siis ta hakkas seda linna peal müüma ja jõudis sellise ettevõtteni nagu GoWorkabit. Ja siis need tüdrukud sealt ütlesid talle, et tead Martin, et see on väga lahe äpp, mis sa teed, aga mul on seda 2 korda aastas vaja ja ma ei ole nõus selle eest maksma. Aga kui sa teed midagi tšekkidele, et tead, sellest oleks nõus nagu maksma ka. Ja sealt tuligi see muutus, kus me hakkasime tegelema tšekkidega alguses. Jah, siis esimene nimi oli Wizard.finance, aga see nimi on suht raske. Ta ei ütle mitte midagi, ta kirjapilt on keeruline. Ja veel ka tegelikult tol ajal inimesed ei olnud üldse harjunud selle domeeniga .finance. Et tänasel päeval enamik lehti, kus te lähete, on .ee või .com, aga nagu finance on suht selline nagu, et ma ei tea, kas see on normaalne leht või mis leht see nüüd on. Ja siis me mingi hetk otsustasime, et peame nime vahetama. Ma usun, et teist mitte keegi ei ole kuulnud ettevõttest Wizard.finance, et see oli 4-5 aastat tagasi. Järgmine nimi, mis meil oli check.ee. Ma arvan, et äkki isegi siin mõni inimene on, kes on kuulnud ettevõttest check.ee.
See nimi oli tegelikult väga tore, lihtne nimi, arusaadav nimi, ütles, mida me teeme. Google'is me saime ka rankingus hästi kõrgele, kui sa tšekkide kohta googlesid, kohe olime seal üleval, töötas hästi. Aga siis juhtusid järgmised asjad, miks see enam ei sobinud. Põhiliselt 2 asja. Esimene oligi see, et me hakkasime arvetega tegelema, et digiteerisime ka arveid ja siis see check.ee oli võib-olla ka natukene nagu selline natuke eksitav, et check.ee ja teete ka arveid, et miks siis siuke nimi või et see oli nagu see esimene asi ja teine asi oli see, et me läksime Läti turule ja Soome turule ja sealpool nagu ka see check.ee väga hästi ei töötanud, kuigi läti keeles, kui sa ütled check neile, nad saavad aru, sest nendel on see checki, nad ütlevad natuke nagu checki, aga nad saavad täitsa aru sellest, kui sa ütled check. Aga Soomes ei olnud see nagu üldse arusaadav, et nemad ütlevad kuiti ütlevad nemad checki kohta ja see check.ee ei tundunud nagu üldse loogiline. Ja seal tuli veel meil probleeme, tuli see, et me tegelikult ostsime kõik need domeenid ära, mõtlesime, et oleme igas riigis erineva nimega, et Lätis ongi Tšeki LV ja Soomes Kuti FI ja niimoodi, aga siis oleks pidanud äppe ka panema 3 tükki igasse riiki erineva nimega ja siis meil oligi see, et tead, muudame veel korra nime ja siis loodetavasti jääb see nimi, mille me otsustame. Sealt tuligi see costpocket.com. Seda sama nime me kasutame nagu teistel turgudel ka. Ja see protsess oli, kui me tiimiga seda uut nime valisime, see võttis 6 kuud aega ja iga tiimi liige nagu sai öelda midagi. Näiteks mina tahtsin, et oleks .com lõpuga. Et .com on siuke hästi usaldusväärne ja inimesed on harjunud sellega. Ja sealt me saime selle costpocket.com nime. Nii, see on see nimevahetuse saaga. Siis ma räägin paari sõnaga ka arvete digiteerimisest. Et nagu ma alguses ütlesin, me tõesti alustasime tšekkidest, aga mingil hetkel hakkasid kliendid ütlema meile, et kuulge, et see ei ole hea, et me võtame tšekid teie juurest. Nüüd, kui me tahame arveid ka teha, siis me peame selle kellegi teiselt võtma ja võib-olla on seal veel midagi, siis võtame juba 3. Et nii paljudelt erinevatelt ettevõtetelt nagu asju kokku ostma, et tahaks kõiki ühest kohast saada. Ja siis sealt hakkaski see peale, et peame ka arveid ka tegema. Tänaseks päevaks oleme 2 aastat teinud arveid, tagantjärele öeldes, et jumal tänatud, et me seda tegema hakkasime, sest hea näide selle kohta on eelmise aasta 2020 see algus, kui see viirus tuli, siis tegelikult me ise ka nägime, kuidas tšekkide kogus ettevõtetes kukkus nagu drastiliselt. Et mis tol ajal leiba laual hoidis oligi, et arved ja asjad ka, et arved olidki need, mis arved ikka oli, on ju. Isegi kui toast väljas ei käidud, mingid arved ikka nagu liikusid. Ja tegelikult, kui rääkida natuke nagu sellises suuremas plaanis, siis me paneme praegu väga palju rõhku just arvetele ja kõikidele dokumentidele, mis tulevad e-maililt. Miks? Sest kui me vaatame vanemaid kliente, just Eesti kliente, siis me näeme seda, et aasta-aastalt tšekkide kogus on tegelikult kahanenud. Ta on niisugune natuke alla 10% vist on see aasta-aastat see kahaneb, aga ikkagi see nagu tšekki äri Eestis on pigem nagu kahanevas trendis. Ja samal ajal me näeme seda, et kõik e-maili ostud, igasugused sellised väiksed e-maili ostud, need on pigem suurenevas trendis, et aina rohkem ostetakse, ettevõtte kaardiga makstakse, ostetakse on ju Amazonist, Alibabast, Facebook, Google, igasugused sellised suured ettevõtted, välismaa ettevõtted, igasugused väikseid oste on nagu aina rohkem. Ja sellepärast me näeme ka, et just neid e-mailiga dokumente on nagu aina rohkem, mis nagu tuleb sisse. Ja me tegelikult selle aasta novembris võtsime välja ka statistika, et saada aru, et kui palju siis on praegu arveid ja kui palju on tšekke. Ja novembris, mitte selle aasta, eelmise aasta novembris oli see statistika juba
47% kõikidest arvetest, mis sisse tulid, kõikidest dokumentidest, mis sisse tulid, olid arved. Et me juba näeme, et on juba põhimõtteliselt tšekkidega sama. Jah, et on juba põhimõtteliselt, ma arvan, et juba jaanuarist teate võib-olla 50-50 juba, et võibki nagu võrdselt olla mõlemast poolt. Ja mis selle e-mailiga dokumentide digiteerimisel või e-mailiga sissesaatmisel nii erilist siis meie juures ongi see, et meil võib manusena panna kuni 100 manust. Et kui te olete kuskil Dropboxi või kuhugi kogunud, siis tõesti võite panna ühe e-maili, suure hunniku neid sinna visata, selle ühe e-mailiga sisse saata. Ja teine asi on see, et ei pea olema PDF, et hästi paljudel on, peab olema PDF, kui saata, vaid võib olla JPG, PNG, TIFF-faili, tegelikult isegi võtame vastu, Docs-fail tuli nüüd, Docs on see Wordi fail, kui on Wordis tehtud arve. XML-i võtame isegi vastu 1.2 või täitsa nagu e-mailiga võib isegi nagu sisse saata. Nüüd minu arust peaks 1.1 ka toetatud olema, see on natuke see vanem versioon. Jah, et me paneme nagu aina rohkem rõhku selle e-mailiga dokumentide saatmise peale. Kuigi, ütleme, et tšekkidega saab äri teha Lätis veel järgmised 5 aastat. Seal on täiesti, see tšekkimajandus on täiesti nagu, seda on kõvasti, palju on seda. Ja ma arvan, et Poolas võib-olla veel järgmised 10 aastat. Et seal on isegi niimoodi, et kui sa küsid, et palun saatke PDF-arve, siis nad saadavad PDF-arve ja 2 nädala hiljem saad PDF-i ka veel, või mitte nädala hiljem saab paber tuleb ka veel ikkagist järgi, et nad on täitsa selles veel, nagu täitsa veel kinni selles paberi asjas. Nii tore, et meie oleme nendest juba ette jõudnud. Jah. Aga sul pidi olema mingisugune uudis ka? Ja siis ma nüüd ongi natuke võib-olla tulevikku vaatavalt, et me tegelikult praegu natuke saame, kui ma ütlesin enne, et meile kliendid ütlesid, et tšekid saame ühest kohast ja arvete jaoks on mingit muud asja vaja, et me pidime hakkama arveid tegema, siis praegu juba natukene küsitakse seda, et kas e-arveid saaks ka läbi meie vastu võtta. Ja me tegelikult praegu testime sellise 10 kliendiga, hästi väikse koguse klientidega, et kas me oleme suutelised varsti hakkama pakkuma juba ka seda e-arvete vastuvõtmist. Et kui kõik läheb hästi, äkki isegi loodaks, et siin veebruar, märts saaks hakata klientidele pakkuma ka e-arvete vastuvõtmist läbi meie. Ja meil on siuke huvitav hinnastamise plaan ka, et teha seda niimoodi, et praegu plaan on teha niimoodi, et oleks 1 euro kuus ja seal sees on nagu 100 dokumenti on hinna sees. Et see olekski nagu just nagu mõeldud siukeste väiksematele ettevõtetele. Siis me jääme neid uudiseid ootama, eks ole? Jaa. Nii, suurepärane. Aga lähme siis äkki nüüd edasi, et tegudele, kuidas aktiveerida liidestusi. Nii, proovi, kas sa saad selle ekraani uuesti endale võtta, sest praegu on minu ekraan vist veel. Ma kohe vaatan. Nii. Ja tundub, et ma saingi endale napsata. Nii, nagu te näete, minul on siin Simplebooksi leht juba lahti. Ja nüüd ma siis näitan kõigepealt seda, kuidas siit Simplebooksi poolelt siis Ghostpocketi liidestus aktiveerida. Et meil on keskkond loodud, kõik on olemas ja lähme siia seaded ja liidestused alla. Nüüd jooksis käest ära ka veel. Ja siin paremal pool ülevalt 3. ongi see Ghostpocket olemas. Ja on meil siin nupuke aktiveeri. Ja nüüd need andmed laetakse kõik automaatselt. Need on meil ettevõtte profiilis juba kirjas. Siin ma saan vajadusel oma nime muuta ja ka meiliadressi muuta veel. Ja ettevõtte nime saaksin ka parandada, aga tegelikult seda ei peaks enam vaja olema. Me eeldame, et me ikkagi paneme oma andmed siia õigesti. Et registrikoodi me enam muuta ei saa, et selle järgi ka kontrollitakse nagu seoseid. Nii, ja ega mul siin muud polegi teha. Ma vajutan salvesta. Ja nüüd veel aktiveerimine on vaja ka kinnitada ja
nõustun. Simplebooksi poolelt mul jälle pole rohkem midagi teha. Ja ma annan jällegi sõna Joonasele, kes näitab, kuidas nüüd jõudis selle sama meili peale, meiliaadressile postkasti üks kiri. Kuskil peab olema, et ei ole see. Nii, ma nüüd võtsin uuesti ekraani jagamise üle ja me tegime sellise nagu fake emaili aadressi ja siis, et näidata, kuidas ta täitsa nagu otsast peale nagu läbi teeb selle protsessi. Nii, siis tuli pärast, mis siis juhtub pärast aktiveerimist, et kui see sealt Simplebooksist aktiveerida, siis see sama ettevõte registreeritakse meie juures. Sellele ettevõttele lisatakse meie juures lisatakse administraatoriks see sama emaili aadress, millega te selle liidestuse aktiveerisite. Ja kolmandaks lisatakse sellele ettevõttele liidestus Simplebooksiga. Need 3 asja juhtuvad seal nagu hetkega kohe nagu tagataustal. Nüüd meil on vaja sellele samale emaili aadressile, kopime selle siit, sellele samale emaili aadressile luua parool meie juures. Siin tuleb selline email ja põhimõtteliselt on ju võimalik, kui ma tahaks teha seda telefonis, siis siin on võimalik kohe laadida Apple'ile see äpp alla ja Androidile see äpp alla. Aga tegelikult on võimalik kasutada ka veebiäppi. Et see tähendab, see veebiäpp ongi see, et ta avab selle meie äppi nagu arvutis. Et on arvutis ka tegelikult võimalik neid protsesse nagu läbi viia. Ja hästi paljud isegi tegelikult raamatupidajad ütlevad, et neil vahel ongi mugavam. Lihtsalt nad ei tahagi telefonis teha, vaid teevadki seda äpis. Nii, nüüd see on mul natuke ees, aga vist on okei. Nii, kui me nüüd selle esimese lahti teeme, siis te kõige esimesena küsib, et palun valige keel, et mis keeles soovite suhelda. Vajutame siit eesti keel. Siis tuleb selline väike õpetus, et räägib nagu põhilised asjad ära, et mis selle äpiga nagu teha saab. Et saab siis nagu tšekis pilti teha telefoniga. Siis saab e-mailiga dokumente sisse saata, kõik, mis teil on e-mailil tulnud. Meil on otse liidestused raamatupidamistarkvaraga, et kõik need dokumendid saadetakse otse raamatupidamistarkvarasse. Ja see viimane on selle jaoks, et kui teil ei ole raamatupidamistarkvara, et kasutate ilma tarkvarata seda, siis tegelikult on võimalik ka meie juures teha nagu see aruanne ja siis saada endale nagu e-maili peale see aruanne. Nii, lähme edasi. Nüüd ütlen selle huvitava asja ka ära, et meil on praegu, ehitame uut disaini. Nagu te nägite, siis see esimene ots oli uue disainiga. Nüüd siin mõned lehed on vana disainiga ja siis mõned otsad on jälle nagu uue disainiga. Et praegu on selline natuke naljakas olukord. Et natuke on vana disain, natuke on uut disaini. Nii, siis paneme selle e-maili aadressi siia, vajutame edasi. Nüüd ta küsib, et kas me soovime logida sisse või konto luua. Kuna me oleme täiesti esimest korda siin, siis meil ei ole veel parooli. Muidu tahaks sisse logida, aga parooli veel pole. Siis lähme vajutame loo konto. Siis ta küsib, et peab nõustuma siin tingimustega ja et kuidas soovite, et kas Microsoft, Google või parool. Teeme praegu parooli. Parool on kõige nagu lihtsam selles mõttes, aga tegelikkuses, kui te kasutate Google'it, siis on täiesti võimalik nagu see Google login'i kasutada. Et te lähetegi, logitegi nagu selle sama Google'i nagu kontoga nagu sisse meie juurde ka. Et kindlasti olete näinud internetis hästi palju on login with Google või login with Facebook või, et see on nagu selle sama loogikaga. Aga teeme praegu selle parooli. Nüüd ta saadab teile e-postile lingi, et te peate ära kinnitama, et see e-mail kuulub teile. Muidu äkki tahate naabrimehele teha seda kasutajat. Nii, siis vajutame siia. Nüüd ta küsib, et mis teie eesnimi on, perekonnanimi. Nüüd ära. Lähme siit edasi. Siis ta küsib parooli. Peame panema parooli. Lähme siia parooli kiiresti. Nii, ja vajutame edasi.
ja tegelikult siis ta logibki nagu otse sisse. Et nüüd me olemegi siin samas ettevõttes, mis Silva, selles ettevõttes, kus Silva aktiveeris selle teenuse ja see sama email, millega ta aktiveeris, on nüüd admin, sellega meie logisime sisse ja sellel ettevõttel on liidestus Simplebooksiga olemas nüüd. Nii, Kui saame hakata ka tšeki pildistama, jah, täpselt, et ma näitan, kuidas see tšeki pildistamine käib. Kõigepealt siis saadame paar dokumenti emailiga ja siis ma näitan, käin settingud ka üle, et räägin, mis seal veel on ja mis seal nagu teha saab. Kui me oleme telefoniga ja vajutame tee pilti, siis ta läheb otse kaamerasse. Kui me oleme arvutiga, siis ta avab lihtsalt nagu kausta, kus me saame valida, et see dokument peab nagu juba arvutis nagu olemas olema, siis kui me arvutiga oleme. Nii, aga paneme siis lisagaleriist ja hakkame siit järjest neid vaikselt lisama. Ma peame hästi palju erinevaid viise läbi käima, et Silva palus, et me teeks, et kuulub hüvitamisele ja ei kuulu hüvitamisele ja siis kuidas veel maksti ka. Ma räägin esimesel korral natuke rahulikumalt, et mida see iga see küsimus siin küsib ja pärast järgmised lähme juba kiiremini üle. Et esimese asjana ta küsib, et kas see kuulub hüvitamisele või ei kuulu. Et mõte on selles, et kas nagu mina eraisikuna soovin saada selle kulu tagasi. Et näiteks ma maksin oma eraisiku kontost ja ma tahaks, et firma maksaks selle kulu nagu minule välja pärast hiljem. Et teeme esimesed kuulub hüvitamisele. Siis ta küsib, et mis see nagu kululiik oli, on hästi lihtsustatud kululiigid, näiteks transport ja siis on võimalik siia ka lisada kommentaar. Ma panen ühe kommentaari, siis ma tahan näidata teile seda, et need kommentaarid salvestatakse ära ja kui sa uut dokumenti lisad, siis sa saad järgmisel korral valida juba olemasolevat kommentaari. Test ja paneme projekt näiteks 555. Edasi, siis ta näitab kõiki neid andmeid, mis ta sealt dokumendi pealt välja lugenud on. Siia vajutades me näeme ka, milline see dokument välja näeb. See on siin Neste oma. Vahel juhtub ka niimoodi, et ta midagi ei leia. Me saame kõike muuta, editida. Näiteks, kui me tahame siia minna, me saame dokumendi numbrit editida, saame juurde kirjutada. Ta on igaks üks ära, ma väga palju edita. Ja samamoodi saame ka ära kustutada mingid asjad. Näiteks, kui ma arvan, et see valuuta ei ole eur, ma saan ta ära kustutada ja siis, kui ma nüüd edasi lähen või siia vajutan, siis ma saan selle nagu valuuta lisada. Ma vajutan siia, siis ta nüüd jälle küsib, et mis see valuuta on. Lähme siis eur. Nii, ja nüüd ongi see esimene dokument lisatud ja ta saatis selle kohe ära ka Simplebooksi. Nii, teeme niimoodi. Lisame veel. Ma lähen nüüd natukese kiiremini. Jah, võib-olla räägin sellest ka. Et valime siit, et ei kuulu hüvitamisele. Et see tähendab, et maksime firma vahenditest juba. Siis ta küsib, et kuidas te maksite, et kas see oli sularaha, firmakaart või ülekanne. Teeme ühe sularaha omaga. Paneme selle sõiduauto. Siis samamoodi saan siia kirjutada uue selle, aga kui mul on juba mingi projekt olemas, ma saan otse vajutada siia, ta kasutab seda sama projekti, mis on nagu salvestatud. Näiteks võimegi selle sama projektiga salvestada. Edasi, samamoodi siit dokumendid leidis kõik andmed edasi ja digis ära, saatis ära. Ma panen vist siis ühe veel kiiruga. Nii, võtame selle siit. Paneme selle, paneme siia firmakaart. Ma näitan nüüd esinduskulu, sest esinduskulu puhul on lihtsalt see erinevus, et see on seadusest tulenev, et peab olema, et kellega kohtuti ja mis eesmärk. Siis me näiteks saamegi siia panna, kirjutada näiteks Atsiga kohtusin ja ma ei tea, müük oli müügi eesmärgil kohtusin. Raamatupidajal peavalu vähem ja lisaküsimusi vähem, et kellega ja kus sa nüüd käisid? Jah, täpselt nii. Nii, ja siis ta samamoodi digis selle ära, panen edasi. Samamoodi saatis ta otse edasi. Ma arvan, et
rohkem nagu neid tšekke vist ükshaaval ei lisaks. Et nüüd ma näiteks, et ta niimoodi käibki, nagu te nägite, et küsib paar küsimust, siis ta näitab kõiki andmeid, mis ta leidis. Ja siis, kui need andmed üle vaatate, saadetakse kohe ta ära. Ja vajadusel sai siis muuta ka, eks ole, näiteks esinduskulu puhul me oleksime siin võinud ju ära muuta selle, et sisendkäibemaksu tagasi ei arvesta, eks ole. Ja, see on väga point. Ja. Me oleme seda mitu korda rääkinud, aga minu arust seda ei ole ikka veel tehtud. Et me tegelikult me tahaks ühel hetkel teha niimoodi, et kui te valite esinduskulu, et käibemaks, ta lähekski nagu täissummas edasi. Ja. Nii, ma nüüd näitan natuke settinguid. Ma tegelikult alguses natukene näitan teile seda e-maili asja, et kuidas see e-mailiga dokumentide sissesaatmine käib. Ja siis ma käin kogu settingu ka veel üle. Nii, siis nagu ma enne rääkisin, igale ettevõttele loob meie süsteem e-maili aadressi ja kõike, mis teil e-mailil tuleb, saab siin edasi saata. Milline see e-mail välja näeb? Ta näeb siin, ta näeb natuke isegi õudne välja tegelikult, aga ta tegelikult kuju on selline, et on teie nimi, minul on see tavaliselt on Joonas, pluss ettevõtte nimi @costpocket.com näeb välja. Kuna siin meil on test e-mail ja selle test e-mailil natuke naljakas nimi ka pandud, siis sellepärast ta näeb siin selline natukene naljakas välja. Ja hästi palju küsitakse ka seda, et kas ma võin ainult kasutada, ma ei taha seda eesnime siin kasutada, kas ma võin kasutada ka ainult see ettevõtte nimi @costpocket.com ja võib ja see töötab ka. Aga mis see erinevus on? On see, et kui see teie nimi on ka siin ees, siis see meie juures lisatakse see dokumendi esitajaks olete teie. Aga kui seda teie nime ei ole, siis ta on natuke nagu ilma esitajata dokument meie süsteemis. Lihtsalt, tuleb lihtsalt nagu sellega arvestada. Nii, vabandust. Jah, et seal nagu ei ole esitajat küljes. Millal me soovitame kasutada ilma selle eesliidestatuseta on siis, kui saadate otse tarnijale selle e-maili. Ma äkki näitan. Ta on lihtsalt ilusam, näeb välja, võib-olla arusaadavam, kui ta on niisugune normaalsel kujul. Siin on näiteks on Joonas pluss müügivolituse. Et siis küsitakse, et kas ma võin ilma selle Joonaseta nagu kasutada. Et ikka võib, aga siis ta on meie juures nagu ilma esitajata dokument. Et millal me soovitame kasutada lihtsalt seda poolt, on siis, kui te annate otse tarnijale. Näiteks teil on keegi, kelle te pidevalt ostate midagi ja ütlete, et kuule, et palun saatke otse siia e-mailile, et ärge nagu minu e-mailile isegi otse saata, et saatke otse siia, et ta jõuab mul otse raamatupidamisest tarkvarasse, et siis on nagu kõik nagu korras sellega. Et seda nagu täitsa võib teha. Aga miks ma just soovitan kasutada seda Joonas siin ees, on see, et kui see teie nimi on siin ka ees, siis te näete ka neid dokumente äpis, sest siis teie lähete nagu selle dokumendi esitajaks. Ja äpp on ehitatud niimoodi, et iga inimene näeb enda esitatud dokumente äpis. Et siis on võib-olla lihtsam, just nagu ettevõtte juhil on natuke võib-olla lihtsam, et ta on kogu aeg jooksus, teeb 100 asja korraga, ta saab äpist vaadata, et need arved on juba tulnud, vaata, need võib-olla siin on midagi tasumata veel jäänud ja et lihtsalt selles mõttes on nagu lihtsam, et kui ta on nagu, kui see eesliides on ka ees. Nii, vist sain suurem osa selle kohta ära räägitud. Jah, nüüd kui me lihtsalt teeme klõpsu siia, siis ta kopeerib selle e-maili aadressi ja lähen siia meie e-maili. Silvan tubli töö teinud, meile siia 2 näidisdokumenti sisse saatnud. Ma saadan selle lihtsalt edasi. Näiteks ongi, siia on tulnud üks dokument. Saate lihtsalt panna edasta. Panete siia selle e-maili aadressi ja saada. Nüüd ta läheb robotile töötlusesse. Robotil on aega 1 minut seda dokumenti digiteerida. Siis ta tekib äppi ja siis ta, kui ta on digiteeritud ja kõik on korras, saadetakse otse edasi raamatupidamist tarkvarasse. Kohe pärast vaatame äpis ka seda. Saadame selle teise ka juba ära, et siis on nagu huvitavam. Teeme selle ka lahti. Ma teen siin, teen ühe väikse triki veel, et paneme jälle edasi. Paneme selle e-maili aadressi siia. Aga nüüd teeme sellist asja ka, et ma tahaks juurde kirjutada siia, et ma tahaks kirjutada, et raamatupidajalt palun tasu ära või ma ostsin midagi hästi imelikku. Ma tahaks raamatupidajalt kirjutada veits, et mis asi see on, mida ma ostsin. Siis see, mis te kirjutate pealkirja, see läheb kommentaarina raamatupidajale kaasa.
ja kui siin saab seda teha niimoodi, et vajutate siia ja teema muutmine ja siis ta laseb teil siin muuta. Näiteks ma võin siia raamatule juurde kirjutada, palun tasu ära. Nii. Ja saadame sellega teele. Nii, kas ma saan selle äpile ligi siit? Sain. Nii, nüüd me peame seda värskendama, et kui te e-mailiga saadate, siis ta ei oska ise, nagu ta ei tea, et nüüd tuli, et ta peaks ennast värskendama. Nii, mulle tundub, et üks on jõudnud ja mulle tundub, et siin on ka kohe meil siin väike apsakas, tegeleme sellega kohe. Ma näen, et tarnja nimed ei ole mingil põhjusel kätte saanud. Nii, refreshime uuesti. Ootame selle Circle K-ga ära. Nii, väga hästi. Nüüd on see Circle K-ga siia tulnud. Selle siin ära digiteerinud ja siin, vaata, siin on see staatus. Siit me näeme, et mis ta sellega teinud on. Siin ta ütleb kohe, et saadetud. Siis me näeme, et siin on digiteeritud, et siin tal on mingi mure. Teeme siis lahti ja me näeme kohe, et tõesti ei olegi tarnijat saanud kätte. Nii, tundub, et see tarnija kood on siin all 110 100. Saame selle siia ära. 110. Et kui nüüd sellise registrikoodiga ettevõtte oleks äriregistris olemas, kas ta siis leiaks registrikoodi järgi üles selle? Siia, minu arust me ei ole veel ehitanud seda, me tahame teha siia niimoodi, et ta teeks selle päringu registrisse, aga seal, mäletate see eelmine leht, kus oli see leht, kui te panite tšeki ja siis ta näitas kõiki andmeid. Kui me seal muudame, siis ta peaks tegema päringu. Ma ei tea, kas see teisel lehel peaks see päring olema, aga ma räägin sellest kohe pärast seda webinaari arendajatega ka, et äkki me saame ka siia niimoodi, et kui te kirjutate selle registrikoodi, et siis ta teeks kohe selle päringu, küsiks, et kas ta leiab sealt registrist tarnija ja kui leiab, et ta lisaks selle siia. Nii, aga paneme... Ei leia, siis ta tuleks nagu käsitsi lihtsalt. Siis tuleb käsitsi panna igal juhul, jah. SP koolitus OÜ tundub. Nii. SP koolitus OÜ. Nii, saame talle ära salvestada selle. Ja nüüd me saame siit ta uuesti saata. Super, läks läbi ka. Nii, nüüd on meil need kõik siin juba tegelikult saadetud, oleme päris tublid olnud. Nüüd teeme niimoodi, et ma natuke käin settinguid ka veel läbi, räägin, mis seal teha saab ja mis seal on ja siis ma annan Silvale üle ja siis Silva näitab teile, kuidas need sinna Simplebooksi jõudsid ja mis seal nagu on. Just. Nii, jah, ma räägin natuke enne settinguid ja siis teeme nii. Ja okei. Nüüd üks naljakas asi näete ka, et siin on see vana disain ja siin on see uus disain, et ta tegelikult saab olema veebruarikuus loodetavasti on kogu see disain läheb uueks, et ta hakkab selline, et see kena olema, näeb välja nägema. Nii, aga lähme käime nagu kõik need jupid siin läbi siis, et esimene ongi, ta lihtsalt näitab, et teie seda e-maili, näete, et ma olen administraator, saate siia sisse minna, näete eesnime, perekonnanime, siis on see kasutaja IBAN, see on see pangakonto number on see. Ja siia on võimalik ka lisada see ID, personaalne ID või see isikukood. Isikukood, jah, isikukood eesti keeles, jah, täpselt. Isikukood. Aga meie puhul neid siia ei ole vaja, see ei ole nagu tähtis, see on mõnel suuremal ettevõttel vahel neil on niisugused nõudmised. Siis see e-mail, sellest me rääkisime, siin on keelevalik, saab 6 erinevas keeles kasutada meid, saab vahetada. Siis siin on ettevõtte andmed, vaatame siia ka korraks peale. Need andmed kõik on siia tulnud otse Simplebooksist. Et kui Simplebooks aktiveeriti, ettevõtte loodi meie juures ja need andmed saadi sealt kõik kätte. Arve saaja e-post, see on see, kuhu meie saadame arved tulevikus. Ma näitan veel teile ühte trikki ka, ma pean selleks teise ettevõttesse minema, et toome korraks siia ümber ja lähme ka ettevõtte andmed. Ja siin on tegelikult üks lisaasi, mida eelmisel ei olnud. Et esimene küsimus tekib kohe, et miks seda eelmisel ettevõttel ei olnud, sellel prooviettevõttel.
siis see loogika on selline, et kui teil on ainult üks ettevõte, siis seda, et lisa minu teise ettevõtte arvele, et seda me üldse ei näita. Aga kui teil on mitu ettevõtet, siis meie juurest on võimalik saada koondarve. Et see on kõige tähtsam just raamatupidamisbüroodele, et kui teil on seal 10 ettevõtet, lisate kõik selle büroo arvele, siis meie juurest tuleb kuu lõpus koondarve. Esimene leht on see koondleht ja lisaleht on, kus te näete, palju iga ettevõte päriselt kasutanud on, palju see dokumente on, mis seal nagu tehtud on. Ja seda saabki siin settingutes siin nagu muuta. Ja ma lisaks veel ütlen ka seda, et miks seda natuke nagu tasub teha, on see, et meil on ka tegelikult soodustus, et kui te kasutate seda, kui raamatupidamisbüroo maksab vähemalt 2 oma kliendi eest, siis meil on selline soodustus, et 2 esimest kasutajat on ühe hinnaga. Ehk et raamatupidaja on administraator ettevõttes, ettevõtte juht on see pildistaja ja siis muidu on 2 kasutajat, kui on 5 eurone pakett, siis on 5 eurot kasutaja kohta on 10 eurot, aga kui büroo maksab sellest, siis meil on selline soodustus, et mõlemad kasutajad on ühe hinnaga, et ongi 5 eurot nagu ettevõtte kohta. Ja kuidas see töötab, siis ongi, siin on see müügikoolituse. Mina olen praegu lihtsalt valinud, et palun tehke see arve Costpocket, nii nüüd läks ära, Costpocket OÜ-le. Et lihtsalt saate valida, et millisele teie ettevõtetele see arve tuleb. Nii, nüüd ma läksin siia vanasse uuesti tagasi, selle testikasse tagasi siin, seda võimekust ei ole, sest meil on ainult üks ettevõte, sellepärast ei ole. Nii, lähme tagasi. Siis siin on liidestus, Simplebooksiga on olemas ilusti. Siis kasutajad, sellest räägime ka paari sõnaga, et praegu siin ongi ainult see üks kasutaja, on administraator, see on see proovi e-mail, millega me sisse logisime. Tegelikult on võimalik kasutajaid juurde lisada ja näiteks ongi, kui raamatupidaja teeb selle aktiveerimise ära, siis raamatupidaja saabki ettevõtte juhi lisada siia juurde. Tema lihtsalt kirjutab tema e-posti aadressi siia. Võime panna minu oma näiteks. Siis mis keeles see kutse saadetakse, et saate valida. Ja siis saate ka niimoodi, et kas te tahate teha teda administraatoriks või ei taha. Et soovituslikult tavaliselt oleme teinud niimoodi, et kui raamatupidaja on admin, et ettevõtte see juht tavaliselt on olnud tavakasutaja. Aga kui on soovi, võib ka ta administraatoriks teha. Et nende 2 nagu erinevus on see, et kasutaja, tema näeb ainult enda esitatud dokumente, tema ei näe nagu kõiki ettevõtte dokumente, ta näeb ainult enda esitatud dokumente ja tema saab muuta, esitada dokumente, e-mailiga saata dokumente, kõike seda saab teha ja muuta infot ainult enda esitatud dokumentidel. Raamatupidaja, tema saab kasutajaid juurde lisada, paketti valida, liidestust vahetada. Kõik need settingud, mida me siin vaatame, enamik on nagu raamatupidajale nagu nähtavad. Ehk siis administraatorile? Jah, ehk siis administraatorile, jah. Et paneme eesti keeles ja ärme seda Joonast siin adminiks praegu pane, et saadame talle lihtsalt selle. Ja väga kahtlane tegelane, eks ole, ei või panna administraatori. Ei maksa, jah. Ja kui te tegelikult olete lisanud, siis pärast saate eemaldada tagasi, et kui üldse ei soovi seda, juht vahetub või soovite ära võtta kedagi, siis saab eemaldada. Nii kasutajad, nüüd lähme hüppame pakettide peale korraks. Siis praegu on ettevõtte tasuta demo peal. Tasuta demo töötab niimoodi, et 5 dokumenti kuus on tasuta. Näiteks nüüd ongi, kui meil see 5 saab täis, siis ta hakkab karjuma, ütleb, et kuule, palun vali pakett ära. Siis üks variant ongi see, et ei vali paketti, vaid ootame märtsi alguseni, siis on järgmised 5 tasuta. Et niimoodi saab täitsa tasuta kasutada, et kui on hästi vähe dokumenti, siis ongi mõistlik kasutada tasuta paketi peal. Aga kui on plaanis natuke nagu kangemalt rohkem kasutada, siis siin on rohkem plaane. Ja siin on tegelikult väike erinevus ka nendel. See esimene pakett, see 5 eurone, töötab täpselt samamoodi nagu see free demo ja sellega me tegelikult praegu mängisime ka. Seda paketti me kasutasime. Nagu te nägite, seal oli ainult robot digiteerimine. Seal ei ole meiepoolset inimest digiteerimisel vahel. Sellepärast ka hind selline päris magus on ju. 5 eurot, 100 dokumenti hinna sees.
ja asjad toimisid ka kiiresti, on ju. Enne tegime läbi, laivis nägite, sai digiteeritud, kohe läks teele. Mingit ootamist ei ole. Aga samas on ju üks dokument, mille saatsime, nägite, tarnijat ei leitud. Et me ei saa garanteerida, et 100% kõik leitakse. Siis alati peab kasutaja ise üle käima ja vaatama, kontrollima. Jah, täpselt, et ikkagi see silmapaar peab nagu üle vaatama. Jah, kuigi ma võin ka öelda seda, et see roboti tulemused on hämmastavalt kõrged. Kui kedagi huvitab, ma võin pärast täitsa korraks näidata ka neid viimaseid tulemusi, mis nad juba saanud on. See on juba üle 80% dokumendist on korrektsed. Et see on päris korralik nagu. Nii, see on see. Siis need kaks siin alumised, need mõlemad on koos inimdigiteerijaga. Toimib samamoodi, käib robot sealt üle, aga teie ei ole see, kes vaatab, vaid meiepoolne inimene on see silmapaar, kes seda üle vaatab. Pakett on natukene kallim, on ju, et päriselt on inimene, keegi, kes teeb see tööb, kes tahab ka sellest on ju tasu saada. Natuke on ka aeglasem, on ju, et me ei saa, et kohe valmis on, et umbes keskmine digimisaeg on 7–9 tundi, välja avalikult lubame 24 tundi, sest kuu lõpp, kuu algus ja enne 20. on dokumendi maht on kõrgem ja siis see aeg on pikem, et siis ei ole see alla 10 tunni, vaid on kindlasti üle 10 tunni. Jah, aga on ju, me saame garanteerida, et kõik on nagu täpne, on ju, kuna inimene vaatab üle. Tegelikult on isegi 2 ringi inimest, et on digiteerija kontrollija veel ausalt öeldes. Ja see on ka kasutajapõhine hinnastamine ja viimane on lihtsalt dokumendipõhine hinnastamine, 40 senti dokument, seal mingit lisakulu ei ole. Ainuke lisakulu on jah, kui te selle dokumendi tahate lisaadministraatorid lisada, et siis on 5 eurot iga lisaadministraator. Aga muidu seal nagu lisakulu ei ole ja jah, et lisakulu ei ole. Nüüd läkski meelest ära, mis ma tahtsin rääkida. Vist sai kõik räägitud, et jah, kasutajapõhist hinnastamist ei ole, ongi lihtsalt dokumendi pealt. Inimest kontroll on samamoodi vahel ja sobib, nüüd tuli meelde, sobib ettevõttele, näiteks Tallinna Tehnikaülikool kasutab seda meiega. Neil on niimoodi, et neil on pea 2000 kasutajat, aga dokumente kasutajate kohta ülimalt vähe on ju, väga vähe. Et siis neil on see väga loogiline. Üks küsimus, need hinnad, mis siin praegu väljas on, kas need on käibemaksuga või lisandub käibemaks? Lisandub käibemaks, jah. Seda ma eile tegelikult juba arendajatele kirjutasin, et meil on see puudus, et meil tuleb siia väike kirjakene juurde, et jah, et hindadele lisandub käibemaks. Nii, aga meil on tulnud siia chati üks küsimus, mis tegelikult väärib kohe vastamist. Kui 5 eurose paketi kasutajalt tuleb rohkem dokumenti ajutiselt, et mis siis saab? Täiesti hea küsimus, seda küsitakse päris palju. Ja, väga hea küsimus. Ja kui ta läheb üle 100 dokumendi, siis mis me teeme? Me lisame arvele 5 eurot juurde ja lisame 100 uut dokumenti. Et ongi, kui te lähete üle, siis tuleb ütleme, et muidu üks kasutaja on ju 5 eurot kuus oli, siis ta läheb 10 eurot on ju 5 eurot juurde ja 100 lisadokumenti tuleb ka kohe juurde. Et siis saate nagu julgelt edasi pidistada. Ja see on lihtsalt siis, kui selle konkreetse kuu kohta, eks ole? Jah, selle konkreetse kuu. Järgmine kord on jälle 5. Jah, täpselt nii. Ja see toimib täiesti automaatselt, et me mingit nagu teenust teil maha ei võta või midagi maha ei võta. Et kõik kasutate edasi ja kõik töötab. Ja nii, pärast saame kindlasti veel neid küsimusi läbi vaadata. Ja, et katsuge sinna Q&A alla kirjutada küsimusi, et me siis võtame need lõpus ette. Ja, ma heidan pilgu küll vahepeal peale, aga... Jaa, minul on 2 kiiret asja, et ega mul midagi väga rohkem jällegi. Meil kliendi toele saab kirjutada, midagi ei meeldi, midagi tahate paremini, midagi sobis, võite siia julgelt kirjutada meile. Ja siin on lihtsalt meist, on lihtsalt, et mis versioon teil on, number, kui helistada, kui jamad on ja privaatsuspoliitika kasutada tingimused saate lugeda siit. Ja tegelikult ongi nüüd ka nagu settingud täiesti nagu läbi käidud.
ja annaks nüüd pidulikult Silva üle sulle uuesti. Aitäh, ma võtan siis pidulikult omalt poolt selle vastu Ja. ja võtan ekraani jälle üle. Nii. Ja juba jõudis mind välja logida. Ehk siis see on ehe näide sellest, et kui üle poole tunni Simplebooksist eemal olla, siis turvalisuse huvides logitakse välja. Eks ma jäin sellel korral jutustama ka. Ei ole hullu, aga ma tuletan ilusti kenasti meelde, mis meil oli. Aga jah, et me oleme tegelikult vahetevahel kuuleme seda pahameelt, et miks meil süsteem ennast niimoodi välja logib, aga see on puhtalt turvalisuse huvides, et kui te lähete arvutist eemale, et siis ja kui keegi teine satub arvuti ligi, et siis ei saaks teie andmetele kallale. Nii, aga ma olen praegu endiselt siin viiestuste lehel, aga nüüd ma võin minna rahulikult tehingud ja ostuarved alla. Vaata, mis mul siin vahepeal toimunud on. Siia hulk arveid tulnud, tervelt 5 tükki. Ja, kes need saatis? Joonas vist. Ja hakkan siis vaatama, mis ma nendega nüüd siin tegema peaksin. Tegelikult ma esimese asjana, kui ma veel ei ole seda varem teinud, võiksin kontrollida üle, et ma tean, et mul on nüüd aruandevisik, kes maksis omast rahast neid asju ja meil on vaja talle mingil hetkel need tagasi maksta. Ma kontrollin üle siit seaded, pangakontod ja kassad alt. Kas mul on siin aruandevisiku konto olemas? Hetkel mul veel ei ole seda ja ma teen selle siis siia juurde. Võtan siit uus konto kassa. Panengi nimetuseks aruandevisik. Panen panga nimeks ka selle sama, kui mul on mõlemal kohal see olemas. Ja finantskontoks ma hetkel valin 26,90 muud viitvõlad, et see on meil siis bilansis ka nagu sellise sobiliku koha peal. Kes tahab, võib selle konto ümber nimetada või teha omale teise konto sinna juurde, et see on nüüd juba selline käekirja küsimus, et siin me nagu ette ei kirjuta. Nii, salvestan selle ära. Ei, seda ma ei taha, et ta mul kuskil dokumentides kajastuks. Panen siin ei. Ja lähen nüüd uuesti nende ostuarvete juurde ja hakkan neid siis üle vaatama. Kuni mul ei ole lisatud tarnijakaardile konkreetselt selle tarnijaga seotud kulukontot, see, mis ma vaatasin praegu, seal mul on olemas, aga ma võtan näiteks siit samast selle Neste tšeki lahti ja ma vaatan, mis mul siin kandes on. Mul on kandes praegu kulukontoks mitmesugused tegevuskulud. No, tegelikult on mul tegu hoopiski kütusega ja siis ma hetkel pean ise muutma. Võtan siit muuda ostuarvet ja valin omale õige kulukonto. See on nüüd märgitud, et palun hüvitada. Nii, aga käibemaksuliik, kuna meil on siin programmis on eraldi käibemaksuliigid ka autokuludele, et siis selle me peame ka igal juhul ise käsitsi valima, et see meil ei tule kostpaketist kuidagi kaasa, et sellega on praegu sedamoodi, et tuleb ise üle vaadata. Ja nii, nüüd ma saan selle siis uuesti ära salvestada. Aga ma võin igaks juhus ka vaadata, et siin on arvekoopia. Ma võtan selle nüüd teisel vahelehel lahti. Nii. Teen ta nüüd lahti. Ja kontrollin üle, et kas mul nüüd see summa, kui ma olen nii paranoiline ja tahan kontrollida, eks ole. Kui me enne kostpaketi poole peal ära ei kontrollinud, et mul need käibemaksusummad täpselt kõik õiged on. Sest tšekkidel võib mõnikord ette tulla seda, et on mingid 1-2 sendiseid erinevusi, et siis see tuleb nagu ära korrigeerida. Ja meil siin praegu summad kõik klapivad, kõik on olemas. Ehk nagu te nägite, siis see tšekki pilt tuleb ilusti kaasa, et me ei pea muretsema, et kus see meil siis kadus. Nii, ja nüüd me vahetasime kulukonto ka ära, meil on kõik õige. Ja nüüd meil on vaja ta siis makstuks märgida. Nii. Ja ma võtan ta märgi makstuks siit toimingut menüüst. Ja kuna see oli nüüd aruandva isiku poolt asutud, siis ma valin ka siit selle kontoks selle aruandevisik. Ja no, paneme praegu ka selle õige kuupäeva, nii-öelda tšeki kuupäeva. Meil on siin erinevate kuupäevade tšekid, et
Et noh, ma loodan, et päriselus liiguvad asjad teile ikkagi õigel hetkel. Ja nüüd ma salvestan selle ära. Ehk siis nüüd on see tšekk makstud, selles mõttes, et tarnijale nagu võlga ei ole. Ja meil on nüüd hoopiski, ma võtan siit selle pearaamatu lahti, selle sama konto, siis ma näen, et mul on siin võlg aruandvale isikule nagu üleval. Nii, panen siit selle kinni ja lähen siia tagasi. Nimekirjas on ta mul siis nüüd näha ilusti, et ta on makstud. Nii, lähme järgmise tšeki juurde. Nii, see on nüüd praegu hetkel kulukontodele väga suurt rõhku ei pööra, eks ole, aga et igal juhul vajadusel te saate neid siit muuta. Ja ma näitan kohe ka seda, et kuidas tarnija kaardile ära määrata, et milline kulukonto nagu, et ta tuleks õige kulukonto automaatselt. Nii, ja siin on näha, et on sularahast tasutud, ehk siis see tähendab seda, et see on ettevõtte vahenditest makstud, toimingud menüüst märgi makstuks ja läheb meil kassa ja paneme siit jälle siis selle tšeki kuupäeva ja salvestame ära. Kuna meil sellega nüüd mingit võlga aruandvale isikule ei kaasne, siis selles mõttes sellega on nüüd kõik meil korras. Nii, mis meil see oli? See oli nüüd see esinduskulude tšekk. No, kuna meil siin unustasime selle ära, et me oleks võinud koospaketis kohe ära muuta käibemaksu, siis võtame siit jällegi selle muutmise. Noh, muidugi kulukonto me peame ka. Otsime õige. Näiteks külaliste vastuvõtukulud. Ja siin me muudame siis ära, et valime näiteks selle, et ükskõik, võtame ei ole käive, see hetkel ei mängi rolli, milline käibemaksu liik meil siin on. Nii, jällegi salvestame ära. Ja selle tšeki puhul on meil nüüd teada, et see on firma kaardiga makstud ja me seda nüüd käsitsi makstuks märkima ei hakka, sellepärast, et kui me teeme panga impordi või siis ka sisestame pangatehinguid järjest sisse, et me sisestame siis nagu selle, tolle ikkagi makse läheb selle kuupäevaga, millal siis ta pangast maha läks, mitte me ei saa teda makstuks märkida selle kuupäevaga, millal tšekk nagu on. Aga selleks, et eristada, et see asi on nii-öelda pangas ootel juba, võtame siit toimingud menüüst, märgi panka saadetuks. Ja kui me nüüd siin nimekirjas oleme, siis me näeme, et ta on pangas ootel. Me teame, et sellega on tegeletud, meil ei ole sellega vaja muretseda. Nii, võtame siit veel ühe tšekki, mis meil tuli, kütuse tšekk. Jällegi on vaja, see on nüüd vaja maksta, ehk siis see on järelikult aruandva isiku kaudu läinud. Ja võtame siit selle sama märgi makstuks, võtame aruandva isiku, kuupäeva ka jälle ja salvestan ära. Nii, ja nüüd on meil jäänud veel nüüd see, mis nii-öelda nagu meiliga tuli arve, see on nüüd ülekandearve. Ja see klient või see tarnija on meil olnud ka juba varem sisestatud. Ja siin on mul tarnija kaardil olnud märgitud, et kulukonto on nüüd see 5470 personali täiendõppe. Ma lähen siit kohe ka tarnija kaardi peale. Võtan siit muuda klienti tarnijat, siis ma näen, näete, mul on siin kulukonto valitud ära. Ja kuna mul nüüd see tarnija oli varem sisestatud ja mul oli talle kulukonto määratud, siis sellepärast ka tuli selle sisse tulnud dokumendi peal kohe õige kulukonto. Ehk siis esimene kord, kui teil tuleb nii-öelda uuelt tarnijalt see tšekk sisse, siis ta paneb vaikimisi selle kulukonto, mis meil on siin seaded automaatsed kanded all nagu valitud selleks, kohe näitan, nii, ostuarved, sisseostetavate toodete ja teenuste kulu on meil praegu vaikimisi, et mitmesugused tegevuskulud. Siin te saate ka ise tegelikult ära määrata, kui teil enamus dokumente näiteks on hoopiski mingite materjalidega seotud, et siis saate selle hoopiski siin määrata ära ja siis ta tuleb
tulevad kõik dokumendid nagu sellega vaikimisi sisse. Kuna ma seda siit ei muutnud enne, siis praegu meil oli selle teisega. Nii, panen siit selle kinni. Vaatan, mis mul siin selle konto peal vahepeal muutus. Kui te mäletate, siis ma sisestasin ühe tšeki veel sellise, mis oli aruandval isikule vaja tasuda. Nii, ja nüüd ma lähen uuesti selle ostuarve peale tagasi. Ja kuna mul siin oli kõik õige, nüüd mul on tegelikult vaja see ainult siis maksmisele saata. Ja kui teil on aktiveeritud kas LHV või Swedbanka pangaliidestus, siis te saate selle maksekorralduse otse pankasid saata arve pealt. Kui ei ole kas liidestust või on SEB liidestus, siis te saate siit nagu selle XML failina makse ära salvestada. Muidugi, kui teil on neid arveid rohkem, mis on vaja maksmisele saata, et siis saab siin nimekirjas ka niimoodi ära märkida ja valida eksport ja maksed XML failina. Nii, aga kui ma näiteks nüüd siin olete, et ma siin tegin nüüd selle maksefaili ära, ma praegu ei saa seda teha, sest mul ei ole piisavalt andmeid sisestatud, aga ma märgin ta jällegi, et märgi panka saadetuks ja siis ma jällegi siin nimekirjas näen, et ma olen sellega tegelenud, sellega on korras. Nii, nüüd ma piilun korraks, ma nägin, et on tulnud küsimus. Ma kohe vaatan. Mina võin ise võib-olla siin ühe asjaga vahele öelda, et kõik pildid, kõik need originaalpildid, mis meie juurest tulevad, neid hoiame meie alles, meie arhiveerime neid 7+1 aastat ja samamoodi kõik nad tulevad Simplebooksi. Ja nad jäävad alles ja nad tegelikult jäävad isegi sinna kandele külge. Et kui mingi aja tagant keegi küsib, et kuulge, et mis kanne see on seal, mis seal nagu tehtud on, siis te saate tagasi minna ja vaadata ja näete seda originaalpilti ka. Teil on need ostuarvete juures on ka ilusti kõik olemas, et need ei lähe kuhugi kaduma sellest, et isegi mitte selle lähevad kaduma, kui te võtate selle dokumendi lahti ja muudate, et siis te peaksite ise eemaldama nagu selle faili, aga muidu mitte. Nii, meil on nüüd siis 2 küsimust, et kas on võimalik ka konteerida kontosid projekte lisada raamatupidamist tarkvaras ja kas on ka kinnitamise funktsionaalsust, et kinnitamise funktsionaalsust ei ole, aga siis konteerida nüüd, nagu ma näitasin, siis jah, me saame Simplebooksi poolelt määrata nii-öelda selle ühe kulukonto artikli nii-öelda tarnijale juba külge, aga projekte niimoodi lisada ei saa. Okei, Costpocketi poolelt siis need toimingud on hoopis küsimus selles mõttes, et konteerida, aga vist mitte. Nii, ma saan rääkida nendest ka. Kas tõesti teine küsimus oli kinnitusringi kohta? Ma hakkasin ka muidu siin chatti vaikselt lugema. Läks huvitavaks. Kas ma sain aru õigesti, et oli küsimus, et kas saab kontosi panna ja kas saab, kinnitusringi kohta vist oli ka veel küsimus. Jah, just. Nii, sellega on niimoodi. Tõesti, tänasel päeval on ainult 5 kululiiki seal. Aga me oleme juba selle arendusega alustanud ja tegelikult backendi poolne arendus on isegi valmis. Ma loodan jälle samamoodi, see Q1 või siis esimene kvartal, ma tahaks saada selle asjaga ülesse. Mis see tähendab siis on see, et te saate ise valida, mis need kululiigid seal äpis on. Saate ise juurde lisada suvalisi kululiike. Aga kas sellele kululiigile saab siis ka määrata juba kulukonto, mis nagu meil Simplebooksi kontole siis vastaks? Pean ütlema, et see kohe esimese arendusega ei tule, aga ikkagi pikemas plaanis me tahame seda ka teha. See ka lihtsustaks oluliselt elu, eriti just kui tuleb sul näiteks see uus tarnija, praegu me peaksime siis kas ta ennem juba sisestama Simplebooksi ja kulukonto külge panema või siis pärast muutma. Me peame selle protsessi nagu läbi mõtlema, et siis me peaks teie juurest importima need kulukontod ja siis need matchima enda nende kululiikidega.
No teine variant on see, et jätta kasutajatele võimalus ise ka seadistada. Ise juurde kirjutada, see ei tohiks väga raske arendus olla. Et täiesti ise, kui te niimoodi ise lisaksite neid, siis ma usun, et see oleks tehtav. Ma usun, et see ei ole midagi nagu väga-väga keerulist. Aga sellele ma aega ei julge lisada, aga esimene asi, mis me tahame ära teha, on jah see, et need kululiigid läheksid muudetavaks. Ja teine küsimus oli kinnitusringi kohta. See on tõesti asi, mida nüüd nagu aina rohkem tegelikult küsitakse, et kas tuleb kinnitusring. Et kuni tänaseni me olime fokusseeritud pigem hästi väikestele ettevõtetele. Ja ütleme, et nagu tegelikult meie ettevõte, nüüd meil on 11 inimest, esimest korda üldse tunned, et võib-olla võiks mingi kinnitusring olla, aga kui on hästi vähe inimesi, siis see usaldus on nagu omavahel olemas ja siis seda kinnitusringi nii väga vaja ei ole olnud. Aga tõesti aina rohkem küsitakse seda ja ma tahaks loota, et see kinnitusringi teema on ka selle aasta, nagu me räägime sellest aastast, et mitte me ei räägi siin järgmisest edasi. Et meil on tegelikult esimesed plaanid, kuidas seda ehitada, aga veel nagu arendus ei ole alustanud ja veel ei ole ka täpselt kindlat aega, millal me seda ehitame. Aga ma tahaks loota, et sellel aastal me saame ka esimese kinnitusringi funktsionaalsuse. Okei, aitäh. Nii, ma siin vaatan nüüd järgmine küsimus. Kuidas teada SimpleBoxis, kellele kviitungid hüvitada? Seal tuli, ma võtan korraks ühe tšeki lahti. Näete, siin on tegelikult näha arvekirjelduses. Rea peal on kohe näha, et kellelt see tšekk on tulnud. Nii et selle järgi saab teada. Ja, et kui see inimene meie juures sisse logib, vaata mäletate, me panime nime minule ka, kui ma tegin kontot, siis me saadame selle nime kaasa. Ja kui meil ei ole seda nime võtta, siis me paneme e-maili kaasa. Et te kuidagigi tuvastada saaksite seda. Ja. Nii, veel küsimus. Kas administraatorile tuleb info või ta saab kontrollida, kui sisestajal on mõnel tšekil jäänud näiteks nimi märkimata ja tšekk on kuskil poolel teel ja sisestaja ei märganud? Ja, meil tegelikult selle jaoks meil on veel eraldi raamatupidaja keskkond, ise ütleme pilvekeskkond selle peale, et kõik dokumendid, mis esitatakse, need tulevad sinna pilvekeskkonda ja seal raamatupidaja saab vaadata, et need on siin saadetud, siin paar tükki on, et need veel näiteks on saatmata ja ta saab tegelikult raamatupidaja saab ise neid muuta, ise uuesti saata neid dokumente edasi ka. Ja me oleme sellise naljakal hetkel praegu, kus meil see vana keskkond on veel laivis, aga tegelikult juba ehitame uut, tegelikult on ka uus laivis, et nagu mõlemad kasutame praegu nagu siuke, et mingid asjad veel on seal vanas paremad, sellepärast me ei taha seda alla võtta ja hästi palju asjad on juba uues paremad, aga seal on veel mingid puudused, et praegu on ja pilvekeskkonda saab ligi meie kodulehelt, seal see nupp logi sisse vist, üleval on logi sisse kodulehelt, sealt saate sisse. Sealt saab siis kõik asjad, kõik tšekid üle vaadata. Täpselt, et administraator näeb seal kõik ettevõttele esitatud dokumente kogu aeg ja et see ongi see mõte, Aga kas mingi selline filtreerimise võimalus on ka, et näha kohe ära, et millised asjad on digiteeritud, aga saatmata, ehk siis mingi küljes? Uude keskkonda tulebki selline, et sa saadki võtta problemaatilised. Et see ongi veel üks asi, mida vanas näiteks ei ole. Et ei saa neid problemaatilisi. Ma võin võib-olla vähekene neid keskkondasid näidata ka, kui on nagu huvi vaadata. Natukene lähme veel korraks. Korraks näitan siin tekkis nüüd küsimus, et kas tõesti peab iga inimese kviitungid käsitsi kalkulaatoriga kokku liitma? Ei, kindlasti ei pea neid käsitsi kokku liitma. Ehk üks asi on see, et nüüd, kui teil on mitu aruandat isikut, siis te võite teha tegelikult iga ühe jaoks antud hetkel nagu eraldi finantskonto, kus te siis ja ühtlasi ka selle tasumisviisi, et te saate nagu selles mõttes siin pearaamatus ikkagi näha eraldi neid. Ja ma olen korraks teest ära. Nii. Ja mul on praegu siin oli üks aruandevisik, eks ole, ja ma näen, et mul on siin konto peal, et ma olen talle võlgu 118,88. Et kui ma nüüd talle, nüüd ma tean, eks ole. Ja kui ma nüüd teen talle, siis tahan tagasi maksta selle raha,
ma võtan siit raamatupidama kanded või kui ma teen pangast otse kõigepealt selle tehingu ära ja pärast impordin, siis isikule. Nii, ja ma teen selle makse siis talle tänasel päeval tagasi. Nii. Panen talle praegu ümmarguse summa. Et oletame, et ma ei olnud parajasti arvuti ligi, kui ma selle ülekande tegin, ma täpselt summat ei teadnud. Tegin ümmarguse summa ära, et nagu asi korda saada. Ja ma võtan siit korraks, vaatan uuesti nüüd seda pearaamatut. Nii, pikendam perioodi. Ja nüüd ma näen, et näete, ma maksin talle 100 ära ja ma olen talle veel võlas 18,88. Et ma nüüd ka omalt poolt võib-olla kergitan saladuskatet, saladuselt natuke niisugust loori, et meil on ka plaanis kuluaruanded programmi sisse tuua, et siis läheb ka see olukord nagu kergemaks. Et ei pea päris kõiki tšekke enam ükshaaval. Ja siis on kindlasti juba see aruandlus oluliselt lihtsam ka aruandvate isikute osas. Et selles suhtes ka palun natuke kannatust veel. Et eks me siis anname kõigile teada. Nii, kas aruandva isiku IBAN kaasa ei liigugi? Et selline küsimus. Ütleme nii, et meil ei ole Simplebooksi poolele kuskile seda panna praegusel juhul ka. Et selles mõttes ta ei saagi kaasa liikuda. Nii. Kuidas sisestatakse välismaa tšekke, mis ei ole ostetud Eestist? Ja ma vist nägin ka seda sama küsimust. Ma nägin, jah, siin vist on 2 küsimust mulle kirjutatud ka. Jah, et täiesti vabalt võite sisestada. Me oleme praegu tegelikult täitsa aktiivselt Läti turul, Soome turul ja Poola turul. Et nende dokumentidega pole nagu mitte mingit probleemi, et ka digiteerimine töötab ja loetakse nii palju välja, kui saab ja saadetakse edasi. Suures plaanis isegi ütleme, et meil tuleb väga palju dokumente tegelikult Rootsist, et Rootsi on ka väga okei. Et suures plaanis, et Euroopa dokumendid on täitsa okei, et täitsa digiteerib andmed välja ja saadab edasi. Et täiesti okei on kasutada nendega seda Costpocketit. Jah, ma arvan, et äkki sai vastuse. Et jah, selles mõttes, et eks võib-olla siis ka Simplebooksis tuleb natuke üle vaadata, et ettevõtte aadress näiteks oleks olemas, et see tuleb käsit siis jäestada, kuna me ka ei saa seda infot ju kätte muude riikide äriregistritest. Aga kindlasti on ju kõik on tehtav, et selles mõttes check on check, eks ole, et andmed üldjuhul on ikkagi analoogsed. Nii. Mina näen siit ühte küsimust veel, et kas Circle K ettevõtted ei tundnud ära kliendi kohal oli ja kiri teadmata? See nüüd on meil... Ma ei tea, kas meie juures... Ja, siin oli... Circle K vist tegelikult tundis on ju. Minu arust üks tarnijamist, vaata, tal jäi digiteerimata oli see... Ja, see minu leiutis. Ja, koolitused. See oli Simplebooksis, ta kirjutas. Aadressi, praegu on jah see trikk küll, et aadressi ei võeta kaasa mingil, sellest me oleme ka vist korraks juba Joonas ka rääkinud, et ja tegelikult ma arvan, et see ei digiteeritud nagu ära. Täpselt, meie ei digiaadressi ära, et see on hoopis pool. Meil ei ole siiamaani seda vaja olnud. Jah. Et see on nüüd tarnija kaardil siis vaja hiljem nagu äriregistrist uuendada see info sinna peale. Et jah, see on see nüanss. Ja tegelikult... Ja, registrikoodi võtab kaasa ja siis saab juba aadressi uuendada. Nii, okei, niimoodi. Lähme jälle sealt QA alt, vaatan küsimusi edasi. Kas saab ka ettevõtte aruandeid teha lähetuste jaoks päevarahadega mugavalt? Nüüd on, kas me vaatame, hetkel me saame vastata ainult siis Costpocketi poole pealt, kas saab teha?
Jaa, saab. Seda ma võin küll teil näidata. Me tegelikult ehitame seda kogu süsteemi välja. Aga ma räägin äkki nüüd 2 sõna tagasi, et siis tundub see kõik asi natuke loogilisem. Et kui me kunagi alustasime, siis me tegimegi süsteemi niimoodi, et kõik saadetakse ükshaaval. Kõik läksidki ükshaaval edasi. Ja see ongi see viis, kuidas meil on kõikide tarkvaradega liidestud tänapäeval. Aga umbes aasta tagasi, natuke rohkem vist juba tegelikult, 1,5 aastat tagasi me saime aru, et me ei saa niimoodi edasi minna, et ikkagi hästi paljud ettevõtted tahavad neid aruandeid. Ja me tegelikult, meil on täiesti see aruandle võimekus olemas, päevarahad, kõik see on täitsa olemas. Aga tänasel päeval, mida me teeme, me peame need liidestused erinevate tarkvaradega kõik natuke ümber ehitama või uuesti tegema, et need hakkaks ka toetama aruandeid. Et tänasel päeval meie äpi loogika on see, kui liidestus toetab aruannet, näita aruannet, kui liidestus ei toeta aruannet, ära näita aruannet. Et see on loogika. Ja sellepärast Simplebooksist ta ei näidanud. Meil ei olnud seal all üldse aruande nuppu. Et ma võin seda ka kohe kindlasti näidata, kui siin veel... Ja, et ole hea, võta ekraan ja... Kohe, jah. Nii, kohe otsin seda kohta. Nii, sain, share. Nii, me nüüd peame hüppama jälle siia teise ettevõttesse. Ja lähme tagasi. Nii, näiteks sellel ettevõttel on selline liidestus, mis... Kas te näete muidu? Yeah. Sellel ettevõttel on selline liidestus, kus on aruanded lubatud ja siis ta näitab seda siin paremal all. Vaitame peale. Siis ta küsib, kas see on kuluaruanne või lähetusaruanne. Teeme alguses kulu, see on hästi lihtne. Vaitame klõpsti peale. Siis ta lihtsalt küsib, et mis selle nimi on. Võimegi jaanuar 2021 panna. Võime siia veel igast asju juurde kirjutada, kui teil on mingi projektiga seotud see, et ongi niimoodi. Nii, ma korraks näitan seda teist ka. Ja siis lähetusaruanne, siis tähendab selline välja, kui see on Eesti riigi sisene lähetus, siis päevarahasi pole. Kui te võtate Soome või on väljaspool, siis on ka päevarahad. Ja paneme siia ka mingid kuupäevad kiiresti. Klõpsti, arvuta päevarahad. Ja ta automaatselt arvutab maksimumsummaga. Aga nüüd ongi viimasel ajal, mis siin see mure on olnud, on klient ütled, et aga meil on sise-eeskirjas see, et kui sa lähed Lätti, siis on 25 eurot päev, mingi selline asi. Siis see on siia väga hiljuti tehtud, et siia sa saad panna selle maksimaalse. Näiteks, et maksimaalselt 30 eurot ja siis ta arvutab selle ümber. Et siit alt on seda võimalik muuta. Et kui palju on see maksimaalne päevarahade summa. Võib-olla ma korraks teeme ühe hästi lihtsa aruande. Teeme selle sama, paneme koosolek, jätame päevarahad samaks, paneme salvesta. See aruanne näeb nüüd välja selline. Igal aruandel on ka e-maili aadress. See nüüd on aruande nimi pluss minu nimi. Siia on võimalik ka e-mailiga dokumente saata. Käisite Soomes, sõitsite taksoga. Taksojuht saatis e-maili peale, saadate otse aruandesse edasi. Ja aruandesse samamoodi saab siit alt lisada. See lisamine toimub täpselt samamoodi, et ta küsib neid samasi küsimusi ja siis need dokumendid tulevad siia aruande sisse. Ma panen hästi kiiresti ühe dokumendi siia ka. Võib-olla siis on natuke loogilisem see asi. Nii, sai kätte, ma isegi vaata üle. Niimoodi, nüüd on esimene olemas ja siia ma saan nüüd ridu-rada pidi kõvasti lisada neid. Ja kui üks hetk see aruanne on valmis, siis ma vajutan seda nuppu ja siis see terve aruanne saadetakse raamatupidamise tarkvarasse. Ja tegelikult enne oli üks küsimus kinnitusringi kohta, siis just kinnitusringi eeldus on minus ka hästi tugevalt see aruandlus, et kui su ülemus peab su kulud kinnitama, ta ei taha neid tšekke ükshaaval kinnitada. Ta tahabki, et sa teed aruande, Soomes käik, kokku summa 5 sotti ja nüüd ta vaatab selle üle ja kinnitab ühe korraga. Jah, ma arvan, et see on see lühikokkuvõtte aruannetest. Okei, aitäh. Küsimus, kas samal viisil oleks võimalik SPS-e tuua ka müügiarveid, kui klient eelistab neid Simplebooksis mitte teha?
ta automaatselt ikkagi läheb ostuarvete alla, et seda päris niimoodi. Me oleme kuni tänase päevani hoidnud veel müügiarvetest eemale. Et seda ikka küsitakse meilt iga mõne aja tagant, aga ma arvan, et kui te kasutate mingit muud teenust, mingit muud tarkvara müügiarvete tegemiseks, siis proovige rääkida selle tarkvara arendajaga. Äkki te saate ehitada nagu mingisuguse väikse liidestuse selle Simpleboxiga. Või vähemalt need müügiarved XML ehk siis e-arvete formaadis alla laadida ja siis importida Simpleboxi. Et nii on nagu võimalik asjal. Nii, välismaa tšekkide osas on ikkagi meil siin ka veel küsimust, et kuidas läheb välismaa tšekkide arvestus? Ta tänasel minu teada me ei ole jõud veel seda teha. Tänase päeval ikkagi võtab selle kogu, ta võtab ka käibemaksu, aga me peame selle ka sisse viima. Ma isegi võiks selle ära kopeerida. Ei saa seda kopeerida. Aga jah, et me tahame teha selle, et see loogika oleks niimoodi, et te saate koduriigi määrata, Eesti, ja tšekid kõik, mis tulevad väljaspoolt, siis nendele me paneks nulliga käibemaksu. See ei ole üldse raske arendus, ka see on lihtsalt jälle meie poolt tegemata jäänud. Et see ma tahaks lubada isegi veebruari, aga jah, et ei mingit survet, aga me siis ootame. Nii, aitäh küsimuse eest ja nüüd ma loodan, et sai ka natuke nagu vastust sellele. Üks küsimus on veel see, või nii-öelda selline lisa, et välismaa tšekkide suhtes, et kui neid on palju, siis on ilmselt mõttekas võtta pakett, mis on inimese poolt kontrollitud. Mugavuse mõttes jah. Väga hea point. Ja, selles mõttes teil on väga hea point. Ja, et vaata, see on lihtsam. Ta on lihtsam, sest kõik need pärast meie inimese kontrolli on need kõik andmed olemas ja see tõenäosus, et see dokument jääb kuhugi kinni, on ju ääretult väike. Ehk väga suure tõenäosusega see läheb läbi. Et väga hea point. Kus mainiti Google arved, mis meilile tulevad. Ja, kõik sellised Google'id, Amazonid, need lihtsalt forwardige oma e-mailist. Ma 2 dokumenti ise ka forwardisin. Ma tean tegelikult, et Joonasel oli üks kaval nipp veel, aga juba nii pikalt läinud, et äkki lihtsalt põgusalt saad ära mainida, et see M-tasku. Ja, proovime sellega teha kiiresti ära. Ma võtan korraks äkki veel ekraani sinult üle. Just. Ja. Nii, hopsti. Nii, tuli. Mul on vaja siit ligi saada. Jah, nii. Ma räägin 2 sõna veel M-taskust ja mul üks mõte veel väga lahe, et te küsite hästi palju küsimusi. Nii, viimasel ajal siis päris popiks saanud see M-tasku, et Selveris saab nagu maksta, on ju, telefoniga saate maksta teha, dokument tuleb otse teile nagu telefoni. Siis tegelikult meil on liidestus ehitatud M-taskuga. Kui te guugeldate M-tasku ja Costpocket, siis on siuke leht täitsa kohe tehtud. Siit saate nagu täpsemalt lugeda. Aga suures plaanis, kuidas see võimalik teha, on niimoodi, et M-taskus teil on erinevad kaardid. Teil on tõenäoliselt eraisiku kaart ja ettevõtte kaart. Ja lihtsalt, kui te lähete ettevõtte kaardi alla, lähete settingutesse, siis seal on see e-maili aadress, kuhu nad saadavad teile kvitungi. Lihtsalt peate lisama selle meie, selle meie äpi, selle e-maili aadressi sinna alla. Ja mis siis juhtub, on tegelikult M-tasku saab aru, et näe, see on Costpocket. Ta ei saada meile seda PDF kujul, vaid ta saadab tegelikult JSON failina. Ehk me seda faili üldse ei digiteeri, vaid ta saadab meile nagu XML formaadis või nagu juba nagu arvutile arusaadava struktuuris. Ehk siis need on alati 100% õiged. Et seal mingit digimist seal isegi vahel ei ole. Et ta tuleb otse meie äppi ja saadetakse teile tarkvarasse edasi ka veel.
Ja kas ta tarkvaras edasi tuleb siis ka niimoodi, et on nagu pildina? Ikka. M-tasku teeb pildi ka. Need naljakad on sellised vist, umbes sellised need olid vist. Ta nagu ise loob selle pildi ka ja pilt tuleb ka teile kaasa veel sinna. Suurepärane. Aga tõmbame siis tänaseks otsad kokku ja kui teil tekib nüüd veel küsimusi, siis võite kirjutada nüüd sõltuvalt sellest, kas te tahate rohkem Costpocketist teada saada, siis kirjutage Joonasele. Kui te tahate Simplebooksi vaatenurgast, siis kirjutage support@simplebooks.ee, et siis saate ka oma küsimustele vastused. Ja ma võtan nüüd korraks jälle. Ma isegi veel ütleks ühe asja veel ka ja siis sa otsi nii kaua. Ma tahtsin lihtsalt seda öelda, et väga tore on, et esiteks, et üldse, et see nii palju inimesi tuli seda webinari vaatama, see on väga positiivne. Me näeme, et on huvi. Et kui me näeme, et on huvi, seda rohkem on ka meil motivatsiooni arendada. Et ma näen ka, et siin on veel asju küll, mida me saame veel lihtsamaks teile teha, saame veel automaatsemaks teile teha. Et julgelt soovitan täitsa kirjutada, rääkida meiega pidevalt ja kui on mida rohkem kliente meilt sarnast asja küsib, seda kõrgemale see arenduslistis läheb, et selle me ära teeme. Kui te ei küsi, siis isegi ei tea, et seda vaja on. Jah, muidu me ei tea, täpselt, et me ei teagi, et seda vaja on. Et julgustan siis kirjutama ja küsima. Just. Ja siis nüüd, kui te siit webinarilt välja lähete, et siis peaks tulema teile üks väike tagasiside vorm, et olge hea, täitke seega palun siis ära, et saame meie ka teada, kuidas teile asi sobis. Aga meie poolt suur aitäh vaatamast ja kohtume siis mõnel järgmisel webinaril. Ja aitäh, Hene!